Inglismaad on juba märganud, siis MM jalgpallis juba käib. Ja päris paljud ennustavad, päris paljud vaatavad lihtsalt seda pealt. Aga esmalt me lähme ja kaeme, kuidas meie rahvaasemikud kaevad jalgpalli ja kellel nad pöialt hoiavad. Aga teil kõigil heal videojälgijatel on võimalus nüüd siin kommentaariumis panna paika oma tulemus, sest teie vahel loositakse välja 2 eriti olulist jalgpalli, millel on Eesti koondise eriti oluliste meeste autogrammpäev. Mina siinkohal kasutades võimalust, ütlen kohe ära, mina hoian pöialt esiteks Inglismaale, siis hoian pöialt Hollandile ja siis veel jaapanlastele ja kui saan 4. kohta veel panna, siis tuleb siit ka veel Saksamaa. Poolt sa oled? Vaatan, võidab Inglismaa ja olen ka Inglismaa poolt. Jalgpalli vaatan siis, kui aega on. Olen Argentiina poolt, sest Brasiilia poolt vaadates nende mängu ei ole mõtet olla. Jalgpalli ei vaata, aga võita võiks kas Holland või Brasiilia näiteks. Vaatan jalgpalli. Ikka vaatan. Olen Brasiilia poolt, olen alati olnud, sest mul on Brasiiliaga teatavad sidemed ja ausalt öeldes ma arvan, et ta võib tulla ka maailmameistriks. Jalgpalli vaatan aeg-ajalt, sest mu abikaasa Tunne Kelam on väga huvitatud sellest spordist ja isegi tahaks minna elusalt vaatama mõne mängu kuskil niisuguses põnevas kohas. Aga muidugi sinna või sõida. Ja BBC raadio hommikuti annab veerand oma uudistes annab spordi kohta ja mulle on võrdlemisi jälginud seda lähedalt, et kes need meeskonnad on ja mis on juhtumas. Mulle tundub väga huvitav ja põnev, et on meeskonnad, kes on katsetanud, aga ei ole veel võitnud ja näiteks Holland, olen siis Hollandi poolt seekord. Mis riigi poolt sa oleksid muidu? Põhimõtteliselt Eesti poolt. Igaks juhuks ikka. Ma arvan, et koha teeks. Aga kelle poolt sa oleksid või oled sa kunagi vaadanud? Ma pean ausalt ütlema, et ma ei tea, kes mängib. Sellepärast mul on raske poolt ka valida. Kui Eesti mängib, siis ma valiksin kindlasti Eesti. No see on ausalt öeldes väga raskest ennustada küsimus, sest võiks võita keegi nendest, kes on tegelikult siiamaani juba võitnud. Brasiilased, sakslased, prantslased, itaallased ja kes teab, võib-olla veel keegi. Mina olen ikka Saksamaa fänn. Saksamaa fänn? Aga tema võidu osas on mul teatavad kõhklused. No ma vaatan jalgpalli tähendab niimoodi põgusalt pisteliselt, et olla nagu üldiselt kursis, aga ütleme selline jalgpalli haigla mees ma ei ole. Kelle poolt sa oled MM-il? Ma olen, kui Eesti osaleks, oleksin Eesti poolt. Nii, ja mis sa arvad, kes võidab? Noh, mulle meeldiks, kui võidaks Saksamaa. Mulle meeldiks. Põhimõte tuli, enne jah, ma vaatan, kui Eestis saab läbi tema. Jalgpalli vaatan, eriti MM-i, muidu ütlen ausalt, väga aega ei ole ja ei jõua vaata. Kelle poolt olen? Ma olen ikkagi Euroopa meeskondade poolt, Prantsuse, Itaalia, Saksamaa. Ja ma arvan, et võidab, Euroopa võidab. Esiteks, kui jalgpalli vaatad, siis kelle poolt oled ja kolmandaks, kes võidab? Ikka ma vaatan jalgpalli, et tiitlivõistlus ikka vaadatakse, et tiitlivõistlused on selline, kus riigid omavahel võistlevad ja sellepärast on ka oluliselt põnevam, kui vaadata mingit liigamänge. Aga kelle poolt ma olen väiksest saadik Brasiilia mängustiili fänn olnud. Mulle meeldib ründav jalgpall ja ilus jalgpall. Siis sel aastal ma millegipärast olen Argentiina poolt, et ma elan ka Argentiinale väga kaasa. Kes võiks minu arvates finaali ikkagi jõuda on Saksamaa ja miks sellepärast, et Lõuna-Aafrikas on praegu talv, on rasked tingimused, sakslased kindlasti on heas üldfüüsilise vormis ja ma loodan, et siis teine pool, kes finaali saab, on Brasiilia.